No nii, väike vusser-pusser tuli elude numbrite video jätk ehk siis meistrinumbrid jätkuvad siit. Ehk siis vol 2 äkki või? Paneme niimoodi. Vol 2 ja meistrinumbrid. Nii, et kui sa said elude numbriks 11 sissejuhatuseks, siis sa oled intuitiivne valgustaja. Ja, ehk siis sinu tugevused oled tugeva intuitsiooniga, vaimne teadlikkus, inspiratsioon. Väljakutsed ehk siis miinused on see, et sul on sisemine pinge, ärevus, kahtlus iseendas, enda tegevustes. Siis sinu õppetund on see, et õpi usaldama oma sisemist häält ja jagama seda maailmaga. Siis ametites sobivad sulle õpetaja, kunstnik, spirituaalne juht. Ja sõnum sulle, et sa oled ühenduslüli taeva ja maa vahel. See oli sissejuhatus, aga lähme vaatame edasi. Enne kui ma jätkan, siis ma ei tea, kui sa nüüd vaatasid seda eelmist videot, kus oli elude numbrid ja ma ei tea, kas ma seal rääkisin, et aga kui sa oled ajavööndite suhtes nagu kibekäpp ja oskad teha neid asju, et siis ma väga tänulik, kui sa paned sinna eelmisele selle üles, et ma tean, siis on paar inimest, kes mind on aidanud, üks on kohe väga aktiivselt, et suur tänu sulle. Sellele videole ka, siis siin tuleb nüüd 3 meistrinumbrit, 11, 22 ja 33. Nii, ehk siis meistri number 11 valgustaja, inspiratsiooni ja intuitiivse ärkamise tee. Ehk siis ja selle numbri sa saad siis niimoodi, kui sa liidad kokku sünnipäev, kuu ja aasta. Ja kui sul jääb siis 11, et siis sa võiksid tegelikult kuulata seda 11, mis ma räägin meistri numbrina ja siis ka kuulata seda number 2, sest sulle nagu sealt sa saad ka vihjeid enda kohta. Sa oled siis vaimne ärataja, valguse kandja. Sa kehastad valgust, inspiratsiooni ja intuitsiooni. Sinu ülesanne on tõsta inimkonna teadvust, tuues valgust sinna, kus valitseb kaos, hirm või teadmatus. Ehk siis sa oled selline nagu vaimne õpetaja tegelikult. Ja kui sa nüüd ütled, et sul on see missioon või elude number 11 ja sina küll niimoodi ennast ei tunne, no siis sul on järelikult hästi palju veel enda selles, mis on sünnikaardi analüüsis veel miinuseid. Seepärast, et ma tuletan siin ka teile meelde, et see elude number aktiviseerub alles siis, kui sa oled ennast läbi töötanud kõikides alades, mis seal sünnikaarti analüüsist välja tuleb. Selleks, et kirjutada numbrite keel@gmail.com või siis vaadata kodulehekülje peal siis numbrite keel, mis meil seal on. Ja sa oled ülitundlik, intuitiivne ja sul on omane vaimne tundlikkus ja sügav sisemine tarkus, mis võib ilmneda juba väga noores eas. Ja sa tajud maailmas nähtamatut ja sageli näed ka läbi maskide, ehk siis sul on justkui nagu mingid erilised tundlad, mille abil sa inimesi ära tunnetad. Ja sa tegelikult sageli tunnetad ka ära teise inimese sisemist pinget ja ärevust. Seepärast, et sa suhtled inimestega nagu hinge tasandil, hoopis teistmoodi suhtled. Ja sa tead, et sul on hästi suur ülesanne inimesi nagu aidata, ehk siis õpi tundma iseennast. Sest tegelikult sa tead seda, kuidas seda teha. Ja kui sa ei tea, siis sa saad teada. Sa pead hakkama iseendaga tegelema. Tugevused on siis see, et vaimne teadlikkus ja intuitiivne taip. Siis inspireerid teisi inimesi läbi sõnade, kunsti, kohalolu. Emotsionaalne sügavus, kaastunne, tugev ühendus kõrgema teadvusega. Ehk siis sinul on kõik, saad aru, selline sinu info tuleb kuskilt eelmistest eludest ja siit kuskilt mujalt. Sa oled nagu väga andekas inimene. Siis miinused ehk siis varjupooled on see, et sul võib olla endal seismiseid pingeid hästi palju, ärevust, energia ülekoormus, seepärast, et sa oled vaimselt väga arenenud inimene. Ja ütleksin, vägisi tahan millegipärast öelda see, et kui sina jood näiteks alkoholi või kasutad mingid mõnuainet, siis kui sul on selle sõltuvusega probleemid, siis järelikult on see, et sa tahad neid eirata, neid oma oskusi. Pane siis tähele, kui sul see on. Ja sul võib olla kalduvus kalduda idealismi või liiga kõrgesse energiasse. Ja siis ka see, et sul võib tasakaalu puudumine olla materiaalses maailmas, ehk siis tahad justkui nagu kõike aidata ja aitadki, aga unustad ära iseennast. Elu õppetund on see, et õppida maandama oma vaimset energiat läbi keha ja igapäevaelu, arendada usaldust oma intuitsiooni vastu, jagada oma valgust kartmata kriitikat või hukkamõistu, õppida teenima ilma end tühjaks andmata. Ehk siis sina oled ka arvatavasti väga sõltuv teiste inimeste arvamustest, ehk siis ma ütlesin sulle, et käi kuulamas, mis ma seal number 2 juures räägin, ehk siis ma arvan, et ma panen pealkirjaks elude number vol 1 äkki või?
ja siis selle meistrinumbrid panen elude number vol 2 ja siis meistrinumbrid. Äkki teen niimoodi, siis sa sealt saad kätte. Nii, aga mis sulle siis ametite suhtes sobivad? Vaimne õpetaja, inspiratsioonikõneleja. Vaata inspiratsioonikõnelejad, mul tulevad alati sellega meelde, ma olin kunagi võrkturunduses tööl ja teate, see oli nii naljakas. Ma olin ikkagi hästi kas 18 või 19, ma elasin Tallinnas mingi väga väikse aja oma tädi juures ja teate, siis ma müüsin mingeid naljakaid asju tänavate peale, aga ma olen väiksest külast pärit, nagu te teate, on ju, ja kes ei tea, siis nüüd saab teada Tudulinnast. Ja siis sattusin sinna tädi juurde, et nüüd peaks nagu justkui mingit tööd tegema. Siis oli nii, et iga esmaspäev oli meil siis müügikoosolekud. Ja siis vaat selline inspiratsioonikõneleja, võib-olla tema oligi missioon, elumissiooni number 11 näiteks, siis kogu aeg seda vau, lükati meid käima, seda kõik lihtsalt jooksid nagu vasikad ja läbi värava ja kes rohkem nagu müüa saab, et nagu mega huvitav maailm oli. Issand, kui hea kogemus ikka sellest. Mina ütleksin nii nagu Ameerikas arvatavasti neid raamatuid müüdi, et see oli ka nagu väga huvitav. Ja, inspiratsioonikõneleja. Terapeut, mentor, intuitiivne nõustaja, et kõik, mis toetab kollektiivset ärkamist ja tervenemist. Armastus sees, sina number 11 elude numbriga vajad sügavat ja vaimset sidet, sa ei talu pinnapealset suhteid ning sageli tunned end üksikuna, kuna tajud maailma teistmoodi. Ja kui sa leiad partneri, kes suudab jagada sinu valgust, sünnib tõeline liit, inspiratsiooni ja sügavuse sulam. Ma kujutan ette, et teil võiks olla selline täielik, ma ei tea, tantra, mantra, mingi, ma ei tea eriti tantrast midagi, ma ei taha seda nagu nii naljatada ka sellega, aga ma saan aru, et seal on nagu tõeline selline seksuaalne suhe. Äkki, ma ei tea. Eks see kirjuta siia, kui sul on selline asi. Vastupidi võib-olla. Sõltub, mis energiaga see inimene sul nüüd satub sinna. Ja sõnum sulle, sinu valgus võib tunduda teistele liialt ere, aga see ei ole põhjus, et seda summutada. Maanda end, loo rütm ja lase sellel valgusel muutuda maailmaks. Ehk siis sa võidki tunduda teistele inimestele natukene imelik. Aga mina olen ka imelik, nii et ära muretse, siis meid on rohkem. Minu elude number oli 8, mul ei ole 11. Ja ma tean, mul on kirjutanud mõned inimesed videotesse ka, et minu elude number on 11, aga ma küll mingisugune selline, ma ei tea, mis guru või asi seal ei ole. No siis ma ei tea, telli sünnikaart, kas minult või kellelgi teiselt ei hakka vaatama, mis su miinused on. Nii, elude number 22, materiaalse maailma meistriehitaja. Lühidalt siis kokkuvõttes sinu tugevused on väga hea visioon, struktuur, erakordne võime teostada suuri ideid. Miinused on läbipõlemine, hirm ebaõnnestumise ees. Õpi ühendama kõrged ideaalid praktilise tegevusega. Ja elukutseks sobivad arhitekt, juht, suurte süsteemide looja. Ja sõnum siis sul on võime muuta maailma, kui julged seda vastu võtta. No, kakume sind lahti. Meistri number 22, suur looja, ehitaja ja manifesteerija, siis teate, siis 22 on materiaalse maailma meistrilooja. Kui 11 toob valguse ideena, siis 22 ehitab sellele ideele reaalse vundamendi siin maailmas. Ehk siis just kui nad saaksid omavahel tööd teha, koostööd teha, ma praegu kähku liitsin nad kokku, see on number 4 ja 2, kahekesi tuleb number 6, siis see oli tegelikult top 3 kokkusopivuses, mäletate, kui see oli kõige parem kokkusobivus, siis see oli teisel kohal, number 6. Minge käige vaadake seda kokkusobivuse videot. Näed, üks koer tuleb päevaunelt, tahab sülle tulla, ei taha. Nii, siis sa oled visionäär, kes on tulnud ühendama vaimseid ideaale praktilise teostusega. Ehk siis teate, number 22 inimene on selline, et need kahed toovad temas selle empaatia välja, selle südamlikkuse ja siis 2 ja 2 kokku on 4, siis on nagu arhitekt või ehitaja. Ehk siis justkui nagu selliste, teate, suurte mosseede, templite, mingi vaimu, mingisugused majad, ma isegi ei oska ütelda, mis see palvemajad, vaat selliseid asju ehitavad, vaat sellised arvatavasti elude numbriga 22. Vaat ja kui neid on kambas seal palju, no siis tehakse kuule imesid. Ja ma kujutan ette, et see võib nii olla. Et 22 on võime näha suurt pilti ja samas detaile. Ta mõtleb nagu arhitekt, mitte ainult mida on vaja ehitada, vaid milleks. Tal on nagu see vaimsuse värk hästi oluline. Tal on erakordne sisemine distsipliin, vastupidavus ja tugevus, et viia ellu suuri ideid, mis teenivad kogu inimkonda.
Siin ma ütleksin niimoodi, kui see 11 on pigem selline liblikad kõhus, selline number 22 on rohkem maa peal. Tugevused, praktiline geenius ja strateegiline mõtlemine, tugev ühendus vaimse ja materiaalse vahel, organiseerimisvõime, töökindlus, visioon ja võime ehitada suuri süsteeme, kogukondi ja liikumisi. Eks väga hea juht. Miinusküljed on see, et sul on liiga suur surve, mis võib viia siis sinu läbipõlemisele, ehk siis sa oled töönarkomaan nagu sõna otseses mõttes. Sa oled väga perfektsionistlik ja kontrollivajadusega. Ehk siis võid juuksekarva lõhki sikutada, kui ei tehta täpselt nii, nagu sina tahad. Hirm ebaõnnestumise ees. Justkui, et nagu sa pead maailma parandama, vaata, nagu ise endale taad kogu aeg pähe. Ja sa jääd liiga kinni materiaalsesse ja võimu rolli. See on hästi suur selline negatiivne, mis võib olla. Sinu õppetund on õppida, et suurus ei tähenda alati suurt koormust. Ehk siis peaksid õppima rohkem jagama oma neid tehtavaid. Ja siis ühendu südamega, mitte ainult mõistusega. Mõista, et suurim mõju sünnib siis, kui oled kohal, mitte ainult hõivatud. Ja lase oma töödel olla teenistuses, mitte ainult saavutus. Ehk siis sa ei pea nagu ajama mingit medalit või kuulsust taga. Usalda rohkem. Nii, ametite suhtes ettevõtlus, suured projektid, süsteemide loomine, juhtimine, innovatsioon, rahvusvahelised algatused, organisatsioonide rajamine, kogukonna liidrid, kõik, mis aitab ehitada paremat maailma. Just, et nagu sul on see 22, sul on see missioon, et nagu läbi emotsioonide, läbi vaimsuse ehitad nagu mingisugust vundamenti ja alustalasid. Armastuses 22 vajab partnerit, kes mõistab tema visiooni ja unistust, aga samas aitab tal maanduda ja lõdvestuda. Sa kipud tegutsema ka armastuses. Oluline on õppida ka lihtsalt olema. Sügav armastus aitab sul leida tasakaalu missiooni ja isikliku elu vahel. Mida jääb naerma sellepärast, et number 22 elu missiooniga inimene, siis mul ei ole kogemust, aga lihtsalt ma nagu numeroloogina, siis ma tean, et sul on väga keeruline ja raske seal lõdvestuda magamistoa poole peal. Lihtsalt see energia on selline. Ja eriti, kui sa oled veel naine ja sul on selline missioon, elude number, siis see tähendab seda, et sa võid olla väga maskuliinne. Sõnum sulle, sinu töö võib muuta maailma, aga maailm ei vaja ainult struktuuri, vaid ka sinu südant. Loo suurelt, aga ela sügavalt. Nii armas. Nii, elutee 33. Tervendav õpetaja ja tingimusteta armastus. Ehk siis kokkuvõtlikult sinu tugevused on kaastunne, teenimine, vaimne küpsus ja hingevalgus. Miinuspooned eneseohverdus, läbipõlemine teiste teenimisel. Õppetund, õpi armastama ilma iseennast kaotamata. Ametite poolest sulle sobivad tervendaja, vaimne juht, terapeut. Ja sõnum sulle, et oled siin armastuse kehastusena, ole valguseks maailmas. Nii, aga lippame edasi. Ehk siis meistri number 33, see tähendab seda tingimusteta armastuse ja tervendamise teejuht. Ehk siis kuuru, ütleme siis lühidalt. Teate, kes on kuurud, jah? Sellised. Teate, mis minul tuleb kuuruga nagu kohe meelde? See on nii lapsik küll, aga ma ei tea, miks see niimoodi on. Mingites filmides või asjades ja ma tean, isegi siin Soomes pidi olema niimoodi, natuke tõstis küll ihukarvasid, aga teate, kuuru on nagu minu jaoks on üks habetunud mees, kellel on mingi sekt ja kõik kummardavad teda ja siis tal on hästi palju naisi, keda ta paneb seal ja siis tal on nagu mega palju lapsi. Ja mitte keegi ei saa aru, kelle lapsed ja kus kohas, seepärast, et see kuuru oskab väga libedalt teha niimoodi, et nagu tema ei tea, tema ei ole nagu nipritšom. Ütleme siis verekeeles. See on see asi, nagu, mis mul tuleb kuuruga, aga ma väga-väga vabandan, et ma niimoodi selle välja ütlesin, aga ma ei tea. Selles suhtes, et teiesuguseid inimesi on vaja ja te olete sellised hästi silmapaistvad inimesed, just kuurud, et teejuhuid, aga lähme siis siia. Millegipärast sattusin siin jälle rääkima kohe, aga nii see on. Ehk siis 33 on kõrgeim meistrimuster, vaimne ema, vaimne isa, kes kehastab tingimusteta armastust, kaastunnet, tervendavat kohalolu. Ja muidugi unustage ära see, mis mina siin rääkisin, sellepärast, et see on lihtsalt asi, mis mul nagu meelest tuleb kohe silme ette. Sinu ülesanne on valgustada, tervendada ja teenida, jäädes iseenda keskmesse. Ja sa oled ülimalt empaatiline, hooliv ja inspireeriv. Sa tajud teiste vajadusi sageli juba enne, kui need sõnastatakse.
sinus on hingeküpsus, mis mõjub tervendavalt lihtsalt kohal olles. Samas võib see energia olla nii intensiivne, et inimene võib varases elus eelistada pigem lihtsamat rada. Tugevused on see, et sa oskad olla tingimusteta armastuse andja, sügav empaatia ja hingeline kohalolu on sul, loominguline eneseväljendus sõnas, hääles ja kätes, tervendaja, õpetaja, juhendaja. Siis mis miinuspool on see, et eneseohverdamine, kaassõltuvus, kalduvus päästjaks olemisele, siis süütunne, kui ei suuda kõike aidata, raskus seada isiklikke piire. Ehk siis nagu mina ütleksin lihtsamas keeles, et see, et sa ei oska ütelda ei, kukud nagu kõike aitama ja tunned ennast pärast süüdi ka, et ei suutnud aidata. Ma kujutan ette, et sulle võivad olla sellised inimesed, et kui sa oled veel mingisugune coach või teist inimest aitaja, lähme siia, vaatame sinu need. Okei, aga ma ütlen ikkagi, siis sa tunned ennast süüdi, kui keegi helistab sulle näiteks, ma ei tea, enne keskööd ja ütleb, et aitäh, kallis guru, see ja see, et sa mulle ütlesid, mida ma nagu tegema pean oma elus, aga nüüd ma mõtlesingi, et ma teen endale nüüd lõpu peale. See on muidugi selle inimese valik, sina tahtsid teda aidata, aga ma kujutan ette, et sulle võivad sattuda sellised inimesed eluteele. Seepärast, et tegelikult sa tahad neid justkui nagu välja aidata olukorrast, aga nemad kasutavad seda hoopis mingite teiste asjade jaoks, nendel tuleb mingi hoopis teine aha-efekt ja siis sa tunnedki ennast tohutult süüdi. Kommenteeri, kas see peab paika või mitte. Õppetund on see, et õppida armastama ilma päästmiseta, anda ja aidata ilma end ammendamata, leida vägi läbi haavatavuse, mitte vaatamata sellele. Ehk siis see, et oska olla ka see taevaline inimene, et ma kujutan ette, et siis guru, et kui sul on mingi meeskond, siis ma ei tea, kas mingi 5000 inimest, kes sind kogu aeg palvetavad hommikust õhtuni, et siis oskagi olla lihtsalt tavaline inimene. Siis tunnistada, et ka sina vajad armastust, mitte ainult anda seda armastust. Aga sulle sobivad siis jah, nõustaja, vaimne õpetaja, terapeut, laulja, kirjanik, kunstnik. Kõik, mis toob hinge tervendamise abi teistele inimestele ja sulle endale. Ehk siis jooga, energiatöö, loovteraapia, avalik teenimine läbi armastuse, mitte staatuse. Siin on väga oluline mitte tõsta nokka ja mitte nagu olla ka selline kõva mees. Ma vaatan kõrvale, sest mul üks koer kogu aeg tahab sülle tulla, me peame õue minema. Nii, aga armastuses sina vajad sügavat ja tõelist sidet, kus sa saad jagada armastust ja turvatunnet, ilma et peaksid kandma kõike üksinda. Sinu süda on tohutult suur, kuid suur süda vajab ka tugevat piiri, et armastus ei muutuks ohvriks. Ja siis sõnum sulle on see, et sinu kohalolu on kingitus, aga see kingitus saab tõeliseks ainult siis, kui sa armastad ka iseennast nii sügavalt nagu teisi. Nii armas. Nii. Siis see, et kui sa nüüd said teada, milline on sinu elude number, et siis pigem ma väga loodan, ma ei saa nüüd sinna vol 1 seda lõpusõna ütelda, aga ma loodan, et te kuulate siin edasi. Ehk siis ma väga loodan, et sa nüüd ei pane ennast kasti nagu just, kui sa peadki just selline olema, sellepärast, et mäletage, et see isiksuse number, see, mis päeval sa oled sündinud, siis see mõjub ka sinna väga palju. Et soovitan ennast tundma õppida ükskõik siis millise kasutusühendi looja poolt, ehk siis kas astroloogid või numeroloogid, no või siis mina, eks ju, nii tagasihoidlikult, nagu ma ütlen seda, aga siiski. Mina sain hästi palju tuge, mina sain hästi palju teada, kes ma olen ja mida ma pean tegema. Mind on see väga palju aidanud ja ma väga loodan, et sina, kes oled tellinud ka endale seda analüüsi, kas minu käest või ükskõik kelle käest, et sa oled ka saanud tuge. Sul on vähemalt lihtsam nagu edasi liikuda ja teada. Et kui sellest videost vol 1, vol 2 oli kasu, siis jaga seda oma sõbraga, kommenteeri mulle siia, kas olid poolt või olid vastu. Ma loodan, et vastuolijaid ei ole. Pigem ootan rohkem kogemuste jagamist, et mida oled oma elus läbi elanud ja jagame koos seda õnne ja rõõmu, ütleme siis niimoodi. Et leiad siis informatsiooni numbritekeel.ee ehk siis www.numbritekeel.ee. Kui te näete seal mingeid puudusi, siis pange ilusti mulle sinna kommentaaridesse sinna numbritekeel@gmail.com, et seal on see või see asi, et siis me oskame tähelepanu pöörata. Kogu aeg areneme
Vot nii, aga mina tänan. Aitäh, et tulid. Ja nüüd veel täna on pühapäeva õhtu või jõuab veel päikest nautida, nagu mega ilus on näinud, et väga tuuline. Jaa, aga vahva on teiega koos siin olla. Jagage oma kogemusi. Tšau, tšau.